paistab ja pilves, aga eile õhtul ka mõni vaatab päeva poole, jah. On ilus selge. Nii, no päris hele kuu oli kujutatud tõesti üks osa sellest tähist taevast, mida me siin Eestimaal võime näha. Aga jah, pilti taevas ei näe, aga kui kellelgi väga hea fantaasia ettekujutus on, siis ta võibki nendest telegraamat kujutada, et need oleks nagu vankrirattad. No näete, siin on kogu see vankrikorpus ilusti kujutatud ja ratastel siin kodarad ka veel kõik ja noh, ärge nüüd taevas hakata neid kodaraid otsima, aga kui keegi vaatab juba korraliku binokliga või läbi teleskoobi, siis siin vankrataste vahel ja vankri sees siin on juba palju neid nõrgemaid tähekesi, mida me palja silmaga ei näe, aga mida võimsam teleskoop, seda rohkem on näha, nii et ega siin see vanker tühi ei ole. No nii, edasi siin järgmine heledam tähekene, see peaks siis vankri aista kujutama, edasi siin on üks loomafiguur, ärg, kes see vankri ette rakendatud ja härja kõrval küllaltki lähedal, aga mõnevõrra nõrgem tähekene peaks siis hunti kujutama, kõik otsmine näete siin üks inimfiguur on tehtud, nii et meil on ta jah siis suure vankrina, aga teate, kuidas ta veel nimetatakse? Ei tea, ei ole kuulnud. Suur karu, olete kuulnud suur? No võt, paljude rahvastel ongi ta suure karuna, no kuidas ka siit karu kokku paneme. Võt see inimene, ärg ja aisk, need oleks siin karu saba, siis need vankrattad oleks karu tagumik ja karu kere ja pea tuleb kuhugi siia, näete, kus siin on inimfiguurid, nii et noh, karu esikäpad tulevad siis kuhugi siia. No kui siin natukene veel fantaasiat käima lasta, siis üks siukene, noh, võib öelda peaaegu igapäevane kööginõu või vahend. Näiteks upikulp tuleks kokku välja, jah. Kulp ja kulbivarg või mingisugune siuke kopsik või noh, mida keegi endale ette kujutada tahab. Ja siin mõni aasta tagasi üks lasteekskursioon ütles, et muruniiduk. Noh, kui nad tahavad seda kujutada ette, siis ta võib ka olla. Ja võt need tähed, millest me siin nüüd paneme kas selle suure vankri või karu või kulbi või kopsiku kokku, tegelikult paiknevad väga erinevatel kaugustel. Lihtsalt taevavõlmi nad paistavad nagu lähestikku olevat, aga kui me hakkame siin kas või nende vankrataste kaugusi maa pealt mõõtma, siis selgub, et seal on päris mitmekordsed erinevused. Aga lihtsalt jah, taevas nad paistaksid nagu lähestikku. Nii, suure vankriga üpris sarnane on väike vanker. Jälle siin nagu enam on ristkilitud 4 ratast ja väikse vankri kõige otsmine täht, see on siis meile teada tuntud kui Põhjanael. Ja võt Põhjanael paistab meile mõnes mõttes iseäraliku tähena sellepärast, et kui me nüüd ülejäänud tähti vaatame eri kellaaegadel, noh, kas hommikupoole ja hommikul või siis õhtul nüüd, siis on näha, et need tähed ja tähtkujud on kõik nagu taevas nagu pool ringi teinud. Ja kui väga hoolikalt tähistavast jälgida, siis tekib selline mulje, et kõik tähed ja tähtkujud justkui liiguksid ümber Põhjanaela, aga Põhjanael on alati ühes samas suunas, täpselt põhjasuunas, noh, sealt see nimetus ka, et Põhjanael. Ja noh, ööpäeva jooksul siis teeksidki näivalt kõik need tähed ja tähtkujud ümber Põhjanaela siukse täis ringi. Noh, tegelikult muidugi tähed ega need tähtkujud ei tiiruta ümber Põhjanaela, vaid see on selle tõttu, et meie maakera pöörleb ümber oma telje. Ja võt see maakera pöörlemistelg on suunatud siia need 2 tumedat jutli täpselt nende ristumiskohta. Ja koolikas vaadata, siis Põhjanael on sutsukene kõrval, nii et näivalt Põhjanael teeks ka siukse pisikese ringikese, aga noh, seda palja silmaga tähele